Üks noor printsess jõudis mehele mineku ikka. Tal oli 20 aastat täis, ta oli ilus kui koit ja ta kuningast isa valitses suurt riiki. Kosilasi tuli kokku igast kandist. Tuli neilt Prantsusmaalt ja Inglismaalt, Hispaaniast ja Itaaliast. Kui terve kuningakoda oli neid nii täis, et polnud enam kuhugi panna, langetas kuningas otsuse, mille laskis pasuna helide saatel teatada üle terve riigi. Minu tütre saab see, kes oskab ehitada laeva, mis sõidab nii maal kui vees. Kosilased kadusid otsekohe. Tingimus paistis nii raske, et mitte keegi neist ei mõelnudki katset teha. 3 noormeest aga otsustasid siiski õnne proovida. Need olid ühe vaese lesknaise pojad, kes tüdinenud virelemisest oma väikesel maatükil hakkasid paremast elust unistama. 2 vanemat olid suured, tugevad, lihastes kätega mehed, kellel polnud võrdset rehalas koodiga reht pekstes. 3 oli vaene õnnetu lonkur, kidura välimusega ja keha poolest vendade vastand, kellest polnud muud abi, kui et ta peletas aias linde värskelt seemendatult peenartelt. Vanim ütles, siis on küll kuradi käsi mängus, kui ma seda laeva ei ehita. Ta seadiski sammud metsa poole, kirves õlal ja leivapäts kaenla all. Selja taga polnud tal veel poolt teedki, kui talle tuli vastu vana kerjusnaine, kelle väsinud ja töntsist sammust võis näha, et ta oli kaua söömata teel olnud. Anna mulle taeva nimel natukene leiba, pojake, ütles ta. Ei saa anda, vastas poiss. Mul ei jätku seda endalegi. Kuhu sa siis teel oled? Küsimus tundus noormehele ülearusena ja ta vastas. Lähen metsa supilusikaid voolima. Kui seda viisi, jätkas naine. Mingu siis nii, nagu sa ütlesid. Ja kogu päeva ei saanud vaene noormees teha muud kui supilusikaid. Kui ta õhtul koju tuli, ei jõudnud keskmine vend teda ära naerda. Küll sa näed, et mina tulen tagasi laevaga ja et mina olen see, kes printsessi kosib. Järgmisel päeval läks ta omakorda metsa. Teekäänakul nägi ta eidekest, kes lausa nuttis. Olen näljane, pojake, anna mulle Jumala nimel raasuke leiba. Noormees vaatas teda põlgusega ja vastas. Kas sa arvad, et tegu, mis mul ees seisab, lubab mul leiba jagada? Mis ettevõtmine sind siis ootab? Noormees lõi ka käega. Ma tahan siin selles metsas teha tammepuust kappasid. Jumal võtab sind kuulda, ütles seepeale kerjusnaine. Ja noormees rassis kogu päeva, lõikas puid küll pikuti, küll laiuti, aga tema kirve alt ei tulnud muud kui kapad. Ta jõudis koju samasuguses lootusetus meeles nagu vanem vendki. Kuid 3. vend, kellel printsessi kosimise jutud olid ka veidi hinge kribeldama pannud, hakkas mõtlema, et võib-olla on saatus hoopiski tema poolt. Ta seadis omakorda sammud metsa poole, jättes vennad tema üle õelalt irvitama. Teel kohtas poiss sedasama kerjusnaist. Tal oli hale välimus ja ta ohkis hinge põhjast. Pojake, juba 3 päeva pole ma iva suhu saanud, püha Jumala ema nimel. Palun sind aita. Aga muidugi, vanaema, vastas lonkur. Mul on kaenlas leivapäts, mis on mulle tüliks. Võta see, mul on tähtsamatki teha, kui söömisele mõelda. Mis tegemist sul siis on, pojake? Kuningatütar antakse niisugusele mehele, kes ehitab laeva, mis sõidab nii maal kui vees. See pole midagi. Näe, siin on sulle kirves. Raiu sellega, iga löögi juures ütle oks ühele, tüvi teisele poole ja laev saab varsti valmis. Ja just täpselt nii kõik ka läks. Päev polnud veel õhtuski, kui lonkur ronis suurepärasele laevale, mis nii lainetel hõljus kui ka maad mööda osavasti liikus. Lonkur keeras laevanina pealinna poole. Et tal tuli minna läbi tohutu kõrbe, kus polnud terve igavik piiskagi sadanud, nägi ta ühte meest kaljujalamil istumas
ja ahnelt vaadi võru lutsimas. mis sa siin ometi teed, küsis poiss. juba 100 aastat lutsin seda võru ja ma tunnen sel ikka veel õunaveini maitset. sul peab olema ilmatu janu ja sa võid vajalik olla. tule minuga ühes. laev jätkas oma teed. see polnud veel kõrbest välja saanud, kui teine õnnetu ette sattus, kes oli niisama kõhn kui esimene ja kes hirmsa aplusega lambakonti näris. kas see sulle nii kangesti maitseb, küsis lonkur. juba 100 aastat pole sellel kondil liha, aga ma ikka veel leian sellelt midagi. sul peab olema täitmatu isu, aga see ei tähenda, et me sellest üle ei saaks. tule meiega ühes. rännumehed jõudsid välja kanti, kus salude vahel kargles karjade viisi jäneseid ja küülikuid. seal märkasid nad üht meest, kes jahti pidas ja kelle samm oli nii kiire, et jänest taga ajades temast mööda jooksis. Poleks siialgi uskunud, et võib olemas olla nii kärmejalgset inimest, tähendas lonkur. tule meiega, hakkad suureks ajukütiks. sealt edasi minnes jõuti aasale, kus sõi lehmakari ja kus kraavi ääres karjus osavust harjutas. rohkem kui 100 meetri pealt lõi ta lingukiviga maha haraka, kes oli laskunud lehma sarvede vahele. ma pole eales näinud niisugust osavust, hüüdis lonkur. tule meiega ja ma nimetan su kuninglike ambujate ülemaks. sel ajal jõudis laev välja tee äärde, mida mööda tuli vana kerjus, õlal kott, millel 2 taskut kummalgi pool. selles esimeses taskus kannan ma päeva, tagumises aga ööd, seletas ta lahkesti. sa kannad ööd ja päeva. veel üks seltsiline, kes võib meile kasulik olla. tule meiega ühes. niiviisi kõik koos laevapardal reisides jõudsidki nad kuningalossi juurde. oligi parajasti käes see päev, mille kuningas oli kosilastele tagasitulekuks andnud ja lonkur oli ainsana kohal. kuningas vaatas teda hetke ja vaikis ja ütles. peab ütlema, et ma saan üsna omapärase väimehe ja mu õukond rikastub ebaharilike inimestega. aga seda ei maksa arvata, et mu tütre käsi väga odavalt antakse. noormees, sa pead selleks veel mitmed teised katsed läbi tegema. vaat, siin on mu kelder. see on kuningriigi suurim ja täis veini, vahuveini ning viina. ma tahan, et sina ja su kaaslased selle õhtuks tühjaks jooksid. ma teen selle asja üksi ära, vastas õnnetu, kes oli 100 aastat vaadivõru lutsinud. ja tõepoolest, veel polnud poolt päevagi selja taga, kui kelder oli tühi ja mees koguni veel janu kurtis. nüüd siis teine katse, ütles kuningas. tänase päeva tähistamiseks käskisin ma tappa oma lautadest härgi, vasikaid, lambaid ja sigu. ma tahan, et sina ja su kaaslased sööksid nad ära enne päevaloojakut. kena kohustus, vastas see õnnetu, kes oli 100 aastat konti närinud. mina saan üksi sellega hakkama, ilma teiste abita. ta asus asja juurde ja 4 tunni möödudes oli tal ka viimane loom söödud. kusjuures ta kurtis veel kõhu tühja olevat. kuningas hakkas rahutuks muutuma. ta tundis, et on oma mängu kaotamas. ta tuli välja viimase katsega. printsessi ümardajaks oli üks väle ja vilgas toaneitsi, keda tunti vahva käijana. võta kann, ütles talle kuningas, ja mine too nii kiiresti, kui jalad võtavad kuninglikult allikalt vett. see allikas voolas välja linna taga mäe seest, mis oli lossist hästi näha. toaneitsi jõudis kiiresti kohale. kui ta vett tammutas, ütles kuningas lonkurile. ma tahan, et ka üks teist läheks omakorda allikalt vett tooma ja et ta oleks tagasi enne teenijat. kütt
tuiskas paigalt minema nagu nool. Mõne minutiga oli ta allikal ja järel naisel, kes oli ühe tulba juurde hetkeks hinge tõmbuma jäänud. Näes, et temast võidakse ette jõuda ja kartes isanda viha, võttis naine kavaluse appi. Asjata kiirustad sa niiviisi, ütles ta. Sa saad niikuinii minust ette, puhka õige natuke ja karasta end värske veega. Kütt andiski ahvatlusele järele. Kuni ta jalgu puhkas ja suud kastis, silitas naine tal nii õrnalt pead ning sosistas nii ilusaid sõnu, et mees uinus pea suurel kivil. Seda salakavalal naisel vaja oligi. Ta haaras kiiresti kannu ja hakkas jooksujalu mööda mäenõlva alla minema. Kuninga nägu säras, lonkuri süda aga värises, sest võit oli käest libisemas. Kuid seal oli karjus, kes ei suutnud olukorraga leppida. Ta kahmas maast kivi ja heitis selle linguga täpselt magaja pea kohale vastu kaljut. Kütt ärkas ja kargas jalule. Silmapilk taipas ta hädaohtu. Ta haaras kannu ning pani lausa lennates minema ja jõudis kuninga ette enne teenija lossi õue astumist. Võit, hõiskas lonkur. Sa oled tõepoolest võitnud, vastas kuningas, sest sa oled osav mees. Kuninga sõnas selle peale, et sa saad mu tütre. Annan ma ta aga sulle vastumeelt ja hoia end minu viha eest. Kui see peaks mind tõepoolest tabama, vastas noormees, siis loodan, et armas Jumal mind veel üks kord hädast välja aitab. Nad olid vaid 2 päeva abielus olnud, kui lonkuril tuli tahtmine isa kodusse pageda. Ta asus oma naise ja 2 kaaslasega laevale. Nad polnud veel kuigi kaugele jõudnud, kui nägid tohutut tolmupilve mööda laia lagedat nende poole tulemas. See oli kuninga sõjavägi, kes tuli hobuste kapates lonkurit kinni püüdma. Oleme kadunud, hüüdis ta käsi taeva poole tõstes. Veel mitte muisand, hüüdis vastu vana kerjus, kes seniajani polnud ainsatki sõna poetanud. Ta tegi kiiresti lahti oma kerjakoti, selle tasku, kus sees oli öö. Paari minuti pärast oli kogu ümbrus pimedusse mattunud ja eemalt kostis vaid kuninga sõdurite relvade kõlinat, kes edasiteed leidmata hirmunult põgenesid. See oli viimane katsumus, mis lonkuri teele veeretati. Kuningas võttis ta viimaks õukonda vastu ning kuulutas ta oma pärijaks ja andis kõikidele tema kaaslastele kõrged ametikohad. See, kes vaadivõru lutsis, sai suureks veinimaitsjaks. See, kes konti näris, sai suureks leivajagajaks. Kütt sai suureks kiirkäijaks, karjus ambujate ülemaks, kerjus tseremooniameistriks ja nad elasid õnnelikult ning pole midagi imeks panna, kui nad elavad veel praegugi. See on kõik. Häid pühi!